Tšau, barbeku asjad. Täna natukene teistmoodi asjad. Esiteks, 3 uut asja. Me ei ole kunagi teinud tuunikala. Me teeme 3 retsepti ühest tükist. Ja me teeme seda Napoleoni söegrilliga. Voilà. Kuna tuunitükk on kaunis suur, see on ikkagi terve loin, siis siit otstest teeme tartari. Siit võtame ühe jupi, teeme tataki ja parimast osast teeme steigid. Nii et tuleb 3 retsepti ja 3 päeva järjest. Ja täna teeme tataki. Selleks võtame ka siit selle peenema otsa. See jääb tatakiks. See jääb järgmiseks päevaks. Tataki päev. Mis see on? Priit, mis see on? See on teriyaki. Okei. Näita purk silti ka. Saab kaubandusvõrgust. Okei. Seesamõli, rööstitud seesam. See lõi ninna, no. Natukene sojat. See ei tööta niimoodi mul millegipärast, sest mul on punn ees. Kas tavaline soja, magussoja, mis soja? See antud on siis light ehk siis kerge soja, eledam. Laimimahl. Läheme selle kupatuse siin kõik viisakalt sassi. Siia teravust ei pane, kuna teravuseni me veel jõuame. Kala enda küljes. Täitsa tim-tom. Mis tahab, siis võib natukene maitse jaoks veel panna suhkrusiirupit, näiteks tumedat suhkrusiirupit, paar törtsakat, aga ma arvan, et ei ole vaja. Ja nüüd tuunikala. Ma teeks ta vähemalt pooleks. Ma teeks ta isegi 4. Jah. Tegelikult siin nüüd on niisugune 2 vahel olek, kas me teeme ta väiksemaks või jätame niisugune, pärast on endal seda tükki nagu ilusamat tükki raskem lõigata. Nii et me teeme ta ikkagi 4. Nii. Ja nüüd ta-da-da-da. Kerge kiht selle meie kastmega ta üle. Siia peale siis paneme veel maitseaine. See läheb katki siin, see on natukene kehva. Ja ärge imestage, seda kastet jääb nüüd alles, aga seda peabki alles jääma selleks, et pärast grillimist paneme ta veel siia sisse likku. Ja see võib nüüd küll olla, et kui me ta grillist ära võtnud ja siia kastme sisse pannud, siis ta siin sees võib seista üks mingi 4-5 tundi julgelt. Saab mis see tähendab, et kohe ei saa süüa seda või? No saab ikka, aga kui ta siin sees seisab, siis ta läheb veel paremaks. Nii võib nii julgelt panna või? No, siit kukub küljest maha teda ka, nii et... Ja mida me kasutame? Holy Grail, extra chili. Et homme hommiku oleks tunda, saaks tupsutada, mitte pühkida.
kes ei taha seda hullut chillit siia, siis võib panna tavalise holy grilli, eks? Või lemon pepperi või? Jah, lemon pepper või tavaline holy grill läheb väga hästi. Nii, aga see ei ole mingi lihtne UFO grill. Ei ole, minu meelest siin üks asi, juba ainult üks asi esimene, mis on kohe kõige parem. Sa tavaliselt võtad UFO selle kaane pealt ära. Okei, osadel on see, et kuhu sa saate siia taha panna. Reeglina siis ta ei lähe, sa viskad ta maha, kogu lugu. Aga siin, tada-tada-tada. Ja rest. Kõva, mall. Ma igaks üks ütlen, et see UFO grill on meil praegu tulikuum, no. Vaatajatele või mulle? Vaatajatele. Nii, ega sellega nüüd on selline tore asi. Siit tegelikult külje pealt hakkab nägema, kui palju ta on küpsenud. See on see valge serv seal siis. Just. Ja ta peab seest jääma siiski toores. See tema võlu ongi. Kui me teeme tuunikala täisküpseks, siis ma ütleks, et siis ta on nagu rebaste toit. Elamine võiks isegi veel natukene tulisem olla. Ja tähtis on see, et kõik nii-öelda 4 külge saaks siis üle lastud. Aga sa tunned lõhna. Aga see kärsav chilli ei hakka ninna, ei võta hapnikku kinni. See alumine külg siit, külgmine külg, tahaks natukene veel saada, aga ega nad juba hakkavad looma. Ja ega samas, kui kellelgi on kodus olemas juba plancha, siis plancha peal saab ka väga hästi seda teha. Jaa, aga söe maitset ei tule. Jah, seda küll. Ja ega ma vaatan, et neile nüüd täitsa piisab ka juba. Mustaks ei ole läinud, aga maitsaine on kuumaga oma töö ära teinud ja nüüd panemegi nad siis kohe siia kastmesse. Ehk siis nii-öelda marinaadi või kaste. Viimasega. Ja keerutame nüüd siin ringiratast. Loomulikult võib alati seda kastet ka rohkem teha. Ja kui ta nüüd saab seista siin kastme sees mingi paar tundi, on väga tipp-top. Kui ei saa, no mis teha, siis tuleb kohe süüa. No nii, ja valmis ta saigi. Panime veel natukene peale, niukest, kuidas öelda, tilulilu. Kergelt röstitud seesamiseemned ja noori vetikas, peeneks viiluks lõigatud. Ja that's it, natukene chillit ja valmis ta ongi. Sööma, aga teeme seekord siis ka niimoodi. Ootan kätt kaadri tagant. Opladi. Ja selline ilus tükikene. Cheers. That you like a lot. Ja see chili noot oli just. Hõrk. Jah. Kalamaitset on tunda, vetikamaitset on tunda, seesamit on tunda. Kõik on niukene mitmekihiliselt hakkab tulema ja viimasena tuleb siis veel see kerge chili ka. Sa kurat, see oli hea asi praegu. Aga me teeme steiki. Homseni.